Tere, ettevõtlik noor! Tere! Mina olen Triin Rumm, mina olen Tallinna Majanduskooli turunduse õppetoolijuht. Ja minu nimi on Indrek Jänes ning mina olen Tallinna Majanduskooli ärinduse õppetoolijuht. Kuule Indrek, et olen kuulnud, et Tallinna Majanduskoolis on uus põnev õppekava, mis on mõeldud siis just 9. klassi lõpetajatele. Et mis on selle õppekava nimi ja kellele siis see täpselt sobib? Tegemist on siis, nii nagu sa ütlesid, uue õppekavaga ka meie kooli jaoks. Ja selle õppekava nimetus on siis jätkusuutliku ettevõtluse korraldus. Ja keda me siis siia kooli nagu ootame õppima, et need õpilased iseenesest peaksid olema ettevõtlushimulised, maailmavaade selline tänapäevaselt jätkusuutlik, millest me pidevalt räägime siin erinevates meediakanalites ja lisaks siis sellele omandatavale keskharidusele saab õpilane endale ka praktilised teadmised ettevõtluskorraldusest. Ning selle õppekava siis nii-öelda läbides on õpilasel võimalik teise õppeaasta lõpus teha valik siis nii-öelda, et millise suuna peal jätkata, milleks on siis kas ettevõtlus, turundusmüük, tootedisain või siis bürooassistent. Väga põnev. Aga mida see rakenduslik kutseharidus täpselt tähendab? Rakenduslik kutseharidus tähendab seda, et sa need teadmised, mida sa siit koolist siis nii-öelda selle õppetegevuse käigus omandad, on koheselt rakendatavad siis nii-öelda töömaailmas. Et kui sa kooli oled lõpetanud, siis tegelikult juba nii-öelda tööotsijad on ootuses nii-öelda nende ettevõtlike inimeste nii-öelda jaoks, et te saaksite ennast kohe võimalikult kiiresti rakendada. Aga kes need õpetajad on, kes siis neid töömaailma teadmisi edasi annavad? Aga need õpetajad ongi just pärit töömaailmast, kuna nemad teavad neid kõike nippe ja kõike neid vajaminevaid oskusid ja teadmisi kõige paremini, mida ühel õpilasel vaja on, nii-öelda, et oma nagu tööde ja tegemistega hästi toime tuleks, et kõik need teadmised pärinevad sealt ja ma arvan, et see on puhas kuld. Ja see uus õppekava ju lähtub kutseharidusreformist, mis tähendab seda, et see on 4 aastat, aga mis ta eriliseks teeb? Jaa, sellel punktil on päris pikemalt kohe peatuda, et esiteks loomulikult ära mainitud juba need ettevõtlusoskused, mis omandatakse siis nii-öelda läbi tegutsemise, et sellist nagu pelgalt ainult teoreetilist õpet koolis nagu otseselt ei ole, kuigi jah, loomulikult on ka teooriat, aga see on nagu põimitud praktilise õppega, on siis projektipõhine õpe, on see meeskonnaõpe. Samal ajal on õppetöö käigus mitte võimalik, vaid ka kohustus läbida tööpraktika. Ma arvan, et kogu seda õppetegevust kindlasti toetavad digipädevused, mida me siit koolis kaasa andame, sotsiaalmeedia turundus ja loomulikult sealhulgas me ei saa ära mainimata jätta AI-d ehk siis tehisintellekti poolt loodavaid väärtusi, mis on nii-öelda sellesse õppekavasse ka sisse pandud. Ja loomulikult selleks, et see õpilane nüüd saaks läbi selle 4 aasta ütleme siis niimoodi, et kergelt nagu kelguga läbi libiseda selles mõttes, et tal oleks huvi pidevalt olemas, siis me pakume ka sinna juurde sellist mentorlust õpetajate näol, kes siis on pidevalt toeks õpilastele. Ja loomulikult selle 4 aasta jooksul on meil väga suur ja lai võimalus kujundada siis nii-öelda noore sellist jätkusuutlikku mõtteviisi, toetada seda ja näidata siis ka seda välja, et milline on see nii-öelda ühiskondlik vastutus nii-öelda selle oma tegevuse käigus. Ja mis ta siis ikka on? Ta on selline tugev hüppelaud, ma ütleksin, tuleviku jaoks, mida ühel noorel vaja on. Väga põnev. Ja kuidas siis need tunnid täpselt olema hakkavad, et kui suur on see maht, kas peab esmaspäevast reedeni koolis käima, mis kellast kellani, on see ka juba paigas? Otse loomulikult, ega siis päris nii ei ole, et me siin ainult nagu esmaspäeval ja teisipäeval koolis käime, et selleks, et kõik need vajalikud teadmised, millest me juba siin eelpoolt rääkisime, et meil tulevad siia kooli tugevad praktikud, siis need praktikud annavad oma teadmisi edasi esmaspäevast reedeni ja kogu see õppeinfosüsteem on veel paigutatud tahvlisse, tahvel ongi selline õppeinfosüsteem, mida meie kool kasutab.
ja loomulikult on siis õppetegevus jaguneb nii kontaktõppevaheks koolis kui ka siis iseseisvaks tööks kodus ja selle õppetegevuse käigus tehakse siis grupitöid, toimub nii-öelda õpilaste analüüsioskuste arendamine, koostatakse erinevaid esitlusi ja siis läbi nende õppematerjalide, mida õpetajad on nagu koostanud ja valmis pannud, siis seeläbi nad saavad oma neid teadmisi ammutada. Ja siin on ka nagu välja toodud see, et kui suures mahus üldse nii-öelda koolis õppetegevus toimub, et see on siis 240 EKAP-it, see tähendab seda, et see on siis Eesti kutsehariduse ainepunkt nii-öelda, mille taga on 26 akadeemilist tundi. Aga ma ei hakka peatuma väga nendel nii-öelda selle statistilistel numbritel, mis seal kõik seal taga veel sügavuti pole mõtet nagu minna. Et põhimõtteliselt see, et igal õppeaastal, kuna on tegemist 4 õppeaastaga, siis on 60 EKAP-it vaja läbida ja tunniplaan, hommiku kell 9 hakkab pihta ja praegusel hetkel 8 tund lõpeb 16:10, nii et ma arvan, et selle aja sisse mahuvad nii erialatunnid kui ka siis üldharidustunnid, et me ainult ei õpeta ju koolis siin nii-öelda neid erialaseid pädevusi, mis on selleks õppekava läbimiseks vaja, vaid ka on seal sees on ka üldained, nii nagu matemaatika ja füüsika ja keemia ja nii nagu olema peab. No sind kuulates tundub küll, et niimoodi lihtsalt tuupima ei pea, et on hästi praktiline kogu see õpe. Ma arvan küll, jah. Siin on nüüd meil siis joonis selle õppekava kohta, et lühidalt oskad sa natuke selgitada, mis siin joonisel siis näha on? Kui me hakkame selle visuaalse joonise peal siit altpoolt nagu üles liikuma, siis kõigel nii-öelda nimetame esimesel korrusel on siis nii-öelda see esimene õppeaasta ja esimesel õppeaastal siis õppetegevus algab siis pihta sissejuhatava osaga ja see sissejuhatav osa koosneb siis teadmistest, mida annavad siis õpetajad, oskused üldse eluks ja tööks, et mis on üldse vaja inimesel selleks, et tulla hästi toime nii-öelda oma nii tööalaselt kui ka isiklikus elus, kuidas need omavahel seostada. Siis me räägime digioskustest ja me räägime samas ka nendel teemadel, mida siis konkreetne õppekava nagu ette näeb, et millised on, tähendab siis need võimalused siin koolis nagu õppimiseks, mida me õpilastelt eeldame ja milliseid valikuid õppetegevuse käigus siis õpilasel on võimalik teha. Ja seda me räägime siis nii-öelda esimese kursuse esimesel semestril. Teisel semestril selleks ajaks tulevad juba konkreetsed nii-öelda moodulid, mis on siis seotud põhiainetega või põhiteemadega, erialased teemad ja esimesel õppeaastal on siis selleks projekti juhtimine või projekti korraldus. Ja loomulikult, nii nagu eepool mainisin, toimub see ka käsikäes siis nii-öelda üldainete läbimisega. Ja kui liigume siis nii-öelda teisele korrusele ehk teisele õppeaastale, siis on siin ka jälle nii-öelda välja toodud põhiõpingud, üldharidusõpingud ja põhiõpingute näol on siis näha nii-öelda milliste teemadega siis õpilased siis kokku puutuvad. Ning teisel kursusel on ka siis praktika osa, ehk siis see kohustuslik praktika, kuhu siis õpilased peavad suunduma. Esimesel kursusel siis praktikat veel pole? Esimesel kursusel veel praktikat ei ole. Ja liikudes kolmandale kursusele, siis põhimõtteliselt loogika on sama, on üldharidusained, on siis üldained ning toimub siis ka valikainete valimine, et õppekavas näeb ette, et on üldained, on põhiained, on valikained ja on vabaained. Ja toimub siis valikainete valimine ning ma ei maininud seda nüüd siin teise kursuse lõpus, tegelikult toimub ka suunavalik, mida hakatakse õppima siis kolmandal kursusel. Ehk see suunavalik, millest me natuke aega tagasi rääkisime, et on ettevõtlusoskused, tootedisain, turundus ja müük, büroo assistendi, kutse või büroo assistendi nii-öelda amet, siis nende vahel on võimalik teha õpilastel oma valik, et mille peal siis nii-öelda oma õpinguid kolmandal ja neljandal õppeaastal siis jätkata.
et kui need valikud ja põhiõpingud on 3. kursusel tehtud, siis liigutaksegi juba 4. kursusele, kus on sind ees ootamas ka natukene nii-öelda üldaineid, on ootamas eest natukene, meil hakkavad nii-öelda põhiained hakkavad lõppema. Suuremalt jaolt jäävad siis sinna 4. õppeaastasse valikmoodulite teemad ja suunamoodulitega seonduvad siis nii-öelda moodulid läbimiseks. Ning nii nagu ma eelpool ka mainisin, et tegelikult meil on olemas selline jätkusuutlik mentorlus läbi 4 õppeaasta ja seda on ka siin selles joonisel näha, ehk siis kui te vaatate alates 1. korrusest või 1. kursusest kuni ütleme 4. kursuseni on selline moodul nagu õppija professionaalne areng, ehk siis läbi selle me siis püüamegi nagu toetada ja mentordada siis nii-öelda õpilasi nende siis nii-öelda arenguteel, mis siis jääb nagu Tallinna Majanduskooli haarde ulatusse, ehk siis 1. kuni 4. õppeaastani. Aga võib-olla küsimus, mis kõige rohkem huvitab kogu selle õppekava puhul, mis sellest noorest siis saab? Mis on need tema võimalused, kui ta 4 aastat seda õppekava läbib ja mis siis edasi? Eks neid võimalusi ennast rakendada on kindlasti väga erinevaid. Kui toome näiteks näite, et õpilane on valinud ettevõtluskorralduse, tal on sellise suuna. Ja nüüd kes siis teda ukse taga ootavad? Ukse taga teda ootavad näiteks jaekaubandusettevõtted, hulgikaubandusettevõtted, kes otsivad näiteks endale klienditeenindajaid või noorem spetsialiste, või samas võib olla ka see ka seotud tootmisega, kus on näiteks kindlasti ei ole tegemist juhi positsioonidele, ütleme, pürgivate, ütleme nii-öelda kohe, sa saad kohe juhiks, vaid pigem sa oled sellise spetsialisti tasemel töötaja, kes siis tuleb toime igapäevaste, ütleme, äriprotsesside, ütleme nii-öelda korraldusest tulevate ülesannetega. Aga kui see noor soovib ise hakata ettevõtjaks, kas see on ka võimalik? Jaa, kindlasti, et kui see nüüd valmidus on olemas, siis loomulikult tegelikult ettevõtlussuunal õppides saab teadmisi selles valdkonnas küll, et kuidas üks ettevõtte avada. Me õpetame siin nii äriõigust kui võlaõigust, nii-öelda juriidilist poolt. Me õpetame siin nendes moodulites seda, kuidas inimesi tegelikult ka nii-öelda juhtida, millele tähelepanu pöörata, sellepärast, et ühel päeval oled sa spetsialist, teisel päeval võid olla juba nii-öelda juhi positsioonis. Ja selline ettevalmistus peab sinul nagu olema. Ja loomulikult töötades siis nii-öelda personaliga peavad olema sul ka teatud personalialased teadmised, ehk siis need kogemused ja oskused, mida koolis saadatakse, võimaldab tegelikult seda tööd jätkata. Aga kas see sama noor saab ka oma haridusteed pärast kuidagi jätkata, et kuhu siis veel edasi õppima võib minna, et kui ta otse tööturul ei soovi suunduda? Kui nüüd otse tööturul soovi minna ei ole, siis tavaliselt, kui me nüüd räägime, et õpilane tahab minna kõrgkooli, siis juba meie kooli nii-öelda 4. kursusel on sul ka valikainete valimisel võimalik nii-öelda saada sügavamat ettevalmistus riigieksamiteks. Ehk siis see juba annab sellise nagu lisaboonuse, et sinu need riigieksamid oleksid siis nii-öelda vastavuses, mis võimaldaksid ka kõrgkooli edasi minna. Ning kõrgkoolid, kus siis nagu valitakse või mis suunad need on, eks kui me räägime ettevõtluskorraldusest, siis me räägime ka kõrgkoolist ärikorralduse suunast või siis ütleme turunduse ja müügi suunast. Ehk siis või näiteks on olemas ka kvaliteedisuunad kõrgkoolides, kus siis saab ütleme oma nii-öelda neid esialgseid teadmisi nii-öelda siis juba nagu edasi arendada.
aga see õpe on nüüd 4. taseme kutseõpe, et ma tean, et kutsehariduses on ka 5. tase, et kas ka sinna saab edasi minna? Loomulikult ja sest Tallinna Majanduskoolis on tegelikult väga erinevad ja kihvtid tegelikult õppekavad. Nii-öelda meil on tegelikult peale meie õppetoolide, on turunduse ja ärinduse õppetoolid, on veel olemas ka administratiivtöö õppetool, ehk siis tegemist on 5. taseme nii-öelda õppekavadega, kus õpilane kindlasti me eeldame ja loodame, et kõik need tegelikult 4. tasemest läbi käinud õpilased jätkavad oma nii-öelda arenguteed kõigepealt meie juures ja siis võib-olla võtavad edasi järgmise sammu on ju kõrgkooli, et olgu nad siis projektijuhid, olgu nad siis ärikorraldajad, olgu nad siis õppekaval turundus või siis sotsiaalmeedia või õigusassistent või bürooassistent. Kõik need võimalused on olemas, nii et isiklikult ma toetaksin sellist jätkusuutlikku arengut, mis algaks pihta niimoodi, nagu ikka nagu korraliku koolipoisi hinne 4, 5 ja 6 ja nii edasi läheb, et siis oleks sellel jumet juures. Ja mis peamine, et kuna siit ju 4. tasemelt saab nii praktilised oskused, et siis seda 5. taset ja ka ülikooliharidust saab õppida töö kõrvalt. Just. Et juba see noor saab minna tööle ja siis ka seda haridust omandada. Just. Aga lähme edasi, et mida Tallinna Majanduskoolis peale õpingute veel teha saab, et mis siin koolimajas olemas on? Koolimajas saab raamatukogus käia. Garderoobis kindlasti selles mõttes, kui te kooli tulete, on ju, et siis te saate ju kusagile oma nii-öelda üleriided anda. Meil on olemas kohvik ja meil on olemas nii-öelda snäkiautomaadid. Jah, et kui kes seda just pooldab, aga me pakume ka peale selle, et meil on olemas kohvi ja snäkiautomaadid. Meil on olemas ka söökla, kus ma soovitan käia ja tõesti, kui vahepeal vaevab janu, siis ma arvan ka, et veeaparaatidest ei tule puudus, mis meil siin kooli paigutatud on. Jah, ja kui vahetevahel muutub meel mõruks ja on vaja midagi nagu südamelt ära rääkida ja tunned, et see vajadus on just täna käes, siis ma arvan, et ka see nii-öelda tasuta psühholoogiline nõustamise võimalus on meil koolis täiesti olemas. Ja kui see koolipink on selline, mis on võib-olla selle seljapisut valutama pannud või mida iganes tunned, et seal kusagil on mingisugune raskus, siis ma arvan, et see massaažitoolist on ka pisut abi, et seal ennast nii-öelda lõõgastust leida. Ja peale massaažitooli vajab kindlasti üks keha sellist puhkust, selle jaoks on olemas puhketuba ja suvisel ajal või soojemal perioodil on võimalik kasutada ka sisehoovi, kuhu on võimalik viia meie igasuguseid nii-öelda istumise vahendeid, toole, kotttoole ja nii edasi. Ning kui peale kogu selle massaaži ja peale selle puhketubade veel aega üle jääb ja jõudu on, siis on see jõusaal kindlasti õige koht, kuhu siis... Ja kusjuures nad on kõik nii-öelda üksteisele väga lähedal, et sa ei pea väga palju ei pea kõndima, et sa saad massaažitoolis minna puhketuppa, sisehoovi ja jätkuvalt jõusaali ja siis tervisetuba. Nii, aga... Kes sa meid oled siiamaani vaadanud, siis tõenäoliselt on huvi suurem ja räägimegi siis vastuvõtust ka. Et millal siis ja kuidas sellele erialale kandideerida saab? Nii, vastuvõtuperiood algab meil siis 2. mail ja kestab see siis kuni 11. juunini ja seda saab siis teha aadressil siis www.sais.ee. Ja kooli sisseastumiseks peab siis kandidaat esitama avalduse ja alaealisel kandidaadil peab olema ka lapsevanema või siis esindaja allkirjastatud nõusolek selle tarbeks. Ning õppima asumisel on siis loomulikult vajalik põhiharidus, mida tõendab siis vastav lõputunnistus. Aga see vist tuleb automaatselt sinna? Jaa, see tuleb automaatselt. Tegelikult on need automaatselt kõik SAIS-is juba olemas, et otseselt ei pea midagi kusagil esitama, aga lihtsalt see on nimistik sellest, et mida me eeldame. Ja loomulikult eesti keele oskus B1 tasemel, ütleme on see. Nii, et õppijate valimine toimub siis meil koolis 2 etapis, et esimeses etapis moodustatakse siis kandidaatid ja pingerea järjestus ja maksimaalselt on võimalik saada 100 punkti. Ja see 100 punkti siis on võimalik saada esiteks läbi siis põhikooli lõputunnistuse keskmise hinde, mis annab siis nii-öelda sellest 100-st maksimaalselt 30 punkti ning
matemaatika ja eesti keele lõpueksamite keskmine tulemus annab siis nii-öelda 70 punkti. Ehk siis nii-öelda need 2 ainet on siis hästi olulise kaaluga. Ja teise etappi kutsutakse siis nii-öelda 100 kandidaati, kellel on siis esimeses etapis saadud kõrgem punktisumma. Ja teine etapp toimub siis juba koolis nii-öelda koha peal, toimuvad individuaalsed vestlused, mille eest on siis võimalik jälle saada maksimaalselt 100 punkti. Ehk kõige tugevam õpilane, kes meil on võimalik siia sisse saada, kui ta korjab esimeses voorus 100 punkti ja korjab teises voorus 100 punkti, see on siis 200 punkti on siis see maksimum. Ja kuidas see valimine siis lõpuks toimub? Kandidaadid esimeses etapis järjestatakse siis punktide alusel ja nii nagu juba eelnevalt rääkisime, et lõputunnistuse keskmine hinne 30 punkti, eesti keel ja matemaatika annavad siis nii-öelda keskmine tulemus kuni 70 punkti ja siis on juba teine etapp vestlus koolis, mis annab siis 100 punkti. Kas sa, Indrek, tead seda ka, et mida seal vestlusel siis küsitakse, et kas saab kuidagi ette valmistada, kas saab kuskilt lisainfot selle kohta? Pigem jah, ma siin koha peal praegu nagu seda jutuajamist väga pikaks ei venitaks, aga ma kindlasti soovitan vaadata kooli kodulehte. Kooli kodulehel on väga detailselt ära kirjeldatud, mida selle aja jooksul teie intervjuu käigus küsitakse, millele tähelepanu pööratakse, et te saaksite nagu paremini nagu ette valmistada. Ja siin slaidi peal siis on näha ka see ajajoon, et millal, mida teha tuleb ja põhimõtteliselt siis ma saan aru, et 18. juuni on enam-vähem need tulemused siis teada. Just. Ja need avaldatakse siis SAIS-is. Just. Et nii ta on. Ja kui nüüd on võib-olla huvi suurem, et kas saab kuidagi olla Tallinna Majanduskooli tegemistega ka rohkem kursis? Loomulikult, eks me oleme ka nii-öelda sotsiaalmeedia kanalite kasutamises nagu tasemel ja siin on ka näha, et ütleme, siin on Tallinna Majanduskooli Facebook, LinkedIn, saate meid leida YouTube'ist ja nii edasi, tähendab Spotify'st, mida iganes. Kas on midagi veel, mis sa soovid lisada? Ma soovin lisada, et võtke kätte, tulge kohale, olge ettevõtlikud, näidake end ja me valime teid. Jaa. Kinnitan või kirjutan alla. Igal juhul aitäh, kes sa meid vaatasid ja loodetavasti kohtume Tallinna Majanduskoolis. Peatse kohtumiseni.